Ford esitleb Euroopas esmakordselt siis oma uut väikemaasturit ehk siis Fiesta suurust linnamaasturit EcoSport. Ja seda EcoSporti on siis lootust meil juba umbes aastapäevad ja võib-olla mõned kuud peale ka kodumaistel teedel vuramas näha, kui tänavate lagunemine jätkub samas tempos, on see igati asjalik sõiduriist. Ja teine Fordi stendi suurem uudis on siis uus turneote valik, mis on nüüd täiustunud siis selle perekonna kõige pisema esindajaga. See on väike Tourneo Courier, mida siis ka maailmas esitatakse siin tänavusel näitusel. Et kokku kuulub sinna Tourneote perekonda siis tervelt 4 sõidukit. Suurim neist on juba paar näitust tagasi esitletud Tourneo Custom, mis loodetavasti kuskil jaanipäeva paiku Eestisse jõuab, ja 2 uuenenud Connecti või võiks öelda lausa täiesti uut Connecti, lühikse teljevahega Connectil 5 istet, pika teljevahega Connectil lausa 7 ja Tourneo Courier siis nii-öelda värske tulijana saab olema ka selline pisike 5-kohaline sõiduriist inimeste ja nende pakkide vedamiseks. Nagu ma aru saan, siis mitte ainult Fordis ja siin võib-olla lähimate konkurentide juures, vaid selline põhiline suund ongi väiksema peale ja ökonoomsema peale. Ma saan aru, et see Fordi minek on ka täpselt sinna kanti. Jah, ütleme, et valik peab olema võimalikult lai, et inimesed ise teavad, et kui palju nad soovivad kulutada, kui palju neil tegelikult autot on vaja. Ja muidugi rääkides väiksusest, siis Ford väga jõuliselt ju paneb oma mudelitele nüüd oma nii-öelda aasta mootoriks tituleeritud 1-liitrist 3-silindrilist EcoBoosti, mis on tõeliselt säästlik. Fordiga on lood sellised, et lähikuudel on oodata tervet robikonda uut mudeleid, mis Euroopas mõnda aega juba müügisaalides saadaval on. Esimesena peaks meieni jõudma uuenenud Ford Fiesta. Kohe tema järel ootame me täiesti uut Ford Kugat ja nagu ma eelnevalt ütlesin, jaanipäevaks on loota siis ka Ford Tourneo Customit, seda siis nii 9-kohalise bussina kui ka väike kaubikuna.